Honda toodetud erinevad sõiduautod on eestlaste seas olnud populaarsed ja kindlasti on seda ka edasi. Ilmselt kõige enam on meile tuttav linnamaastur Honda CR-V. Nüüd on käes selle mudeli uus tulemine. CR-V on tõesti Honda jaoks olnud põhiline müügiartikkel juba aastaid ja nüüd oleme jõudnud siis juba 6. põlvkonda. Ja selle mudeli puhul siis, mida võib-olla välja tuua, on see, et auto jätkab sealt, kus eelmine mudel pooleli jäi, ehk et kindlasti toome välja selle auto hübriidsüsteemi, mis ongi selle sõiduki põhiline jõuallikas. Seda on nüüd täiustatud ja lisatud on ka pistikhübriidvariant, mis võimaldab kuni 82 kilomeetrit sõita puhtalt elektrijõul ja pakkudes siis ka erinevaid laadimisvõimalusi. Lisaks on selle mudeli puhul palju uuendusi, mis puudutab sõidu ohutusvarustust. Autol on sisuliselt 360 kraadi ülevaade kogu aeg, mis tema ümber toimib, mis tähendab seda, et teatud tingimustes suudab auto näiteks maantee peal ise rida vahetada ja näha isegi kurbide taha ja vastavalt reageerida. No peale vaadates tundub küll, et aga auto on nagu suuremaks läinud. Kas see kere on pikemaks või nii? Auto on kasvanud nii, nagu ikka kipuvad uued mudelipõlvkonnad kasvama. Pikkuses on juurde tulnud ligi 10 sentimeetrit, laiuses 1 sentimeeter ja ka teljevahe on pea 4 sentimeetrit kasvanud. Kõige rohkem võidab sellest auto tagaosa ja tagaistmel istuja, sest et jalaruumi on tulnud juurde, iste on muutunud mugavamaks ja seljatoe kaldenurga nii-öelda reguleerimisvariante on tulnud palju juurde. Samuti on pagasiruum kasvanud ligi 100 liitrit. Pistikhübriidi puhul isegi veel rohkem, sest et pistikhübriidi akupakk asub siis auto põhja all, mis tõttu on taga veel rohkem ruumi. Honda hübriidsüsteemid on saanud paljude spetsialistide poolt kiitvaid hinnanguid. Uuel CR-V'l on seda veelgi täiustatud. Uue CR-V puhul, mida nüüd ei olnud eelmise põlvkonna puhul, on sinna piltlikult öeldes lisatud ka 3. käik, ehk et on laiendatud seda ala, kus siis seda sisepõlemismootori efektiivsust ära kasutada. Ja teine pluss, mis on nagu tulnud sellega juurde, on see, et auto just selles pistikhübriidversioonis suudab vedada rohkem järelhaagist, ehk et seal on kuni 1,5 tonni järelhaagise vedamisvõimalust tänu sellele. Täiesti uus mudel Honda peres on täiselektriline NY. N tähistab siin Honda elektrisõidukite uut platvormi. Üks aga esimest masinat sellest seeriast. Tegu on tuntavalt Hondaga ja Honda ikkagi ise käsitleb seda kui täiesti uut sõidukit enda mudeli valikus. Jah, tunnistame, tal on sarnasusi Honda HR-V-ga ja ütleme nii, et kere struktuuri baasiks on võetud see mudel, aga seal on tehtud väga palju muudatusi just struktuurselt ja isegi auto teljevahe on erinev kui näiteks Honda HR-V-l, kuid peale vaadates jah, sõidukid näevad natuke sarnased välja. Samas detaile on väga palju muudetud, sisuliselt seal üks-ühele ei ole mitte midagi, võib-olla ukselingid ja peeglid, aga erinevusi on päris palju, ehk et siis ikkagi on tegu täiesti eraldiseisu mudeliga. Maksimaalne läbisõiduulatus on 412 kilomeetrit, mis on ka üsna reaalne, kui olud ei ole nii talvised kui praegu, aga eks nii nagu iga elektriautoga siis miinuskraadidega ja külmaga see sõiduulatus natuke väheneb. Aga usun, et sellega ei pea pead vaevama. Et autol on üsna võimekas laadimissüsteem, mis tähendab seda, et kuskil 45 minutiga on võimalik auto täis laadida 80% ulatuses. Ja siinkohal tahaksin rõhutada just seda, et selle auto laadimisomadusi kirjeldades on oluline see keskmine laadimisvõimsus, ehk et kui paljud tootjad näitavad maksimaalseid laadimisvõimsusi väga kõrgetena, kuid keskmine reaalses elus tuleb siiski madalam, siis Honda on pannud rõhku just sellele, et tema kõrgepinge akupakk kestaks kõik terve auto eluea ja need laadimisvõimsused ei aeta piike väga kõrgele, kuid keskmine tuleb väga hea. Juba põhivarustuses on sõidukil olemas kõik olulised juhiabisüsteemid, isegi parkimise funktsioon. Seda kõike aitab navigeerida korralik ja selge meediakeskus. Veel teisegi täiesti uue mudeli on võimalik leida Honda jällmüüjate juurest, nimelt Honda ZR-V. Sellist mudeli nimetust ei ole Honda mudeli valikus varasemalt olnud. Ja kui nüüd rääkida, kuhu ta positsioneerub Honda mudeli valikus, siis ta positsioneerub täpselt CR-V ja Honda HR-V ehk siis väiksema linnamaasturi vahele.
ehk et on väiksem kui CR-V, veidi suurem kui HR-V, aga oma omadustelt täidab ta siis seda auku, mida Hondal seni ei ole siis olnud, ehk et ta on meie mudelivalikus kõige sportlikum linnamaastur. Et seda iseloomustavad selle sõiduki isteasend, mis on madalam, sõiduautolikum ja seda on kohe tunda, ja kõik muud sõiduomadused, mis on väga sõiduautolikud, väga sportlikud, see auto kiirendab väga hästi, kurvis sõidab väga hästi ja on selgelt sportlik. Võib-olla selle auto jõuajam sarnaneb Honda Civicuga, mis möödunud aastal sai ka Eesti aastaauto tiitli, ja kes on sõitnud Civicuga, siis tegu on väga sportliku sõidukiga ja seda joont kogu ZR-V olemus kannab edasi siis nii-öelda linnamaasturite segmenti. Autod on olemas praegu Eestis saada, on ta edasimüüjate juures ja saab neid proovida? Edasimüüjate juures on autod olemas, proovisõiduautod on olemas ja autosid hakkab tulema juurde järjest rohkem kevade poole. Seega lausa 3 uut mudelit Honda poole pealt on turule tulnud ja taastarbijal võimalust nendega tutvuda.